Äriideedest rääkides on minu esimene mõte alati see, et ei ole olemas töötavat äriideed. Töötavad ainult inimesed. Kui jääda kinni äriidee otsimisse ja oodata seda õiget äriideed, siis see aeg lihtsalt elus võib otsa saada. Ettevõtjaks hakkamisel võib selguda see äriidee ettevõtluses sees olles, et kehtib lumepalli efekt. Äri tehes sa avastad oma õige äriidee, aga kui sa kunagi ei alusta, siis sa ei saa kunagi teada, mis see õige äriidee on. Ja mina näen äri kui võistlust, et ei ole oluline see, et keegi on sinust varem startinud, küsimus selles, kes kiiremini jookseb. Kui keegi on 10 meetrit varem jooksma hakanud, siis sa saad ta kätte lihtsalt sellepärast, et sina pidi ellu seda äriideed paremini kui teised turul olevad ettevõtjad. Alustaval ettevõtjal alustada sellest, et kirjutada väga pikk ja põhjalik äriplaan võib olla vastupidise efektiga, et sa jääd sellesse kinni, et su äriplaan ei ole täiuslik, aga see jällegi viib sind eemale sellest põhimõttest, et loeb ainult elluviimine, mitte see, et sul on täiuslik idee. Et alati on turul ruumi olemasolevates ärivaldkondades uuele tulijale, kes on teistest parema teostusega, suurepärase turundusega ja lihtsalt jookseb kiiremini, nagu ma enne mainisin, et loeb see, kes kiiremini jookseb, mitte see stardipunkt. Kui te vaatate suuri ärisid, mis on sellel sajandil kerkinud, siis neid eelmisel sajandil polnud olemas ja nad lihtsalt liikusid kiiremini kui nende aeglaseks jäänud vanemad konkurendid. Ja äriidee otsimine ei saa jääda selliseks doktoritöö pealkirja probleemiks, kus doktoritöö jääb kirjutamata sellepärast, et pealkirja ei ole. Loeb see, et sul on tahtmine ja valmidus oma kompetentsi täiendada, võrgustikku üles ehitada ja võtta riski. Ja riski võtmine elus võib hakata vananedes tugevalt langema, see riskivalmidus. Et kui te ikkagi 25. eluaastal alustate ettevõtjana, siis teil on palju suurem riskivalmidus ja valmisolek töötada tasuta ja pingutada ja loobuda tavapärasest karjäärimudelist, kus sul iga aasta on suurem palk, parem liisinguauto ja suurem kodu. Et riski võtmise valmidus ja selle sammu tegemine on tihtipeale olulisemad kui selle täiusliku äriideega alustamine. Mina ei ole mitte ühtegi äri ei alustanud ega lõpule viinud üksinda, et tihtipeale üksinda on alustaval ettevõtjal väga raske ennast motiveerida igal hommikul tegelema abstraktsete eesmärkidega ja tööga, millel otsest käega katsutavat tulemust ei pruugi olla sellel kuul, sellel kvartalil või sellel aastal. Et tiim on minu arvates kõige olulisem olukorras, kus on ainult teadmised ja valmisolek tööd teha. Ja sellisel juhul üksteise innustamine ja sünergia loomine selles tiimis on minu arvates määrava tähtsusega alustavatel ettevõtjatel, et valige endale head äripartnerid ja innustage üksteist. Et reeglina alustavatel ettevõtjatel ei ole liiga palju ei kontakte ega kapitali ja see innukus ja üksteise toetamine ja üksteisesse uskumine on see, mis määrab selle, kas sa oled nõus pingutama isegi siis, kui need tulemused ei saabu kohe. Et ideaalse ärimudeli lihvimine, äriidee elluviimine, see võib võtta 7 aastat, 10 aastat, et see saabub, aga sul peab olema see valmisolek pingutada 1, 2, 3, 4, 5 aastat ilma selleta, et sa oleksid tegelikult enda arvates õnnestunud. Ja kui sa ei ole nõus pühenduma, siis kahjuks tulemusi ei saavuta, et määrab tihtipeale see, kes pühendub. Et igas valdkonnas võib kõike lugeda, kõiki blogisid lugeda, käia ettevõtluskoolitustel ja oma teadmisi kogust ärivaldkonnast või majandusest või ühiskonnast täiendada, aga kuskil pead sa olema parim. Nii et läbimurde saavutamise seisukohast on küsimus see, et millises valdkonnas sa otsustad olla parim. Sest tihtipeale on niimoodi, et inimene, kes kuskil otsustab pühenduda, 10 aasta pärast on selle valdkonna parim. Eriti nii väikeses riigis nagu Eesti. Et kui sa 10 aastat oled tegelenud selle valdkonnaga ja pühendunud sellele, siis suure tõenäosusega sa saavutad selle läbimurde ükskõik, kas on 7. või 10. aastal. Minu number 1 soovitus alati on alustada, sest kui sa ei alusta, siis sa ka ei õnnestu. Et ükskõik, kas see on Wayne Gretzky tsitaat sellest, et ta lööb mööda kõik löögid, mida ta ei tee,
või siis ingliskeelne selline tsitaat, et you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Et tihtilugu need võimalused avanevad alles seejärel, kui sa oled selles mängus sees.